esimene prelüüd on niisugune. aga mis Chopin sellega tegi? hoopis teine. jah, 1979. aastal möödus 40 aastat Molotovi-Ribbentropi salasobingu ehk Molotovi-Ribbentropi pakti, nagu praegusel ajal nimetatakse, sõlmimisest Moskvas. selle pakti kohaselt, Molotovi-Ribbentropi pakti kohaselt hakati jaotama Euroopas riike ja rahvaid. möödus 23. augustist 1939 veidike rohkem kui aega, kui algas Teine maailmasõda. Saksamaa ründas Poolat. mina olin sel ajal poisikene, aga mäletan seda päeva küll veel, käisin sel ajal lasteaias. lasteaiakasvatajad olid poolatarid ja me tundsime neile väga kaasa. ja kui Saksamaa oli sõja lahti pääsnud, siis leidis ka Nõukogude Liit, et tuleb hakata ka oma huvisid realiseerima Euroopas. ja üheks esimeseks sammuks oli siis 3 Balti riigi okupeerimine ja annekteerimine 1940. aasta suvel. no mis edasi järgnes? valimiste lavastamine, sellest ma siin rääkima ei hakka, see on üldiselt teada. igatahes me sattusime pooleks sajandiks võõrvõimu alla koos kõigi selle seaduse rikkumistega ja koledustega, alates küüditamistest ja lõpetades poliitiliste arreteerimistega, mille ohvriks langesin ka mina ja paljud teised eestlased. ette rutates võin öelda, et praegusel ajal olen oma endistest niinimetatud pattudest täielikult rehabiliteeritud. mälestustahvel seati siia üles möödunud sajandil juba maja fassaadile ja küllap me seda ka näeme. aga maja on seotud sellega, et kui lähenes Balti apelli, mis see siis oli, 40. aastapäev, 79, jah, 40. aastapäev, siis tulid leedulased mõttele, et seda aastapäeva tuleks kuidagimoodi tähistada või meeles pidada. ja kuidas oleks, kui kuulutatakse Molotovi-Ribbentropi pakt kuritegelikuks ja kui ta selleks on kuulutatud, no miks siis mitte ka lahti ütelda tema tagajärgedest, milleks oli siis Balti riikide okupeerimine. teiste sõnadega Balti riikide iseseisvuse ja omariikluse taastamine. tulid 2 leedulast, üks oli Antanas Terleckas, teine Julius Sasnauskas. augusti keskel 1979 Tartusse siia minu juurde ja me arutasime läbi, et mõte väärib edasiarendamist. ja siis selles majas, kus me praegu viibime, üleval teisel korrusel, me hakkasimegi selle Balti apelli teksti koostama. see tekst sai koostatud väga argumenteeritult, mitte sugugi Nõukogude vastaselt, vaid lihtsalt loogikale ja argumentidele rajatult. saadeti 4 instantsi, kui ma ei eksi, Euroopa Nõukogule, Nõukogude Liidu valitsusele ja veel teistele kohta. ja siis paluti, et tuleb see Molotovi-Ribbentropi pakt koos salaprotokollidega avalikustada, avalikult hukka mõista, kuritegelikuks kuulutada ja tagajärjed likvideerida. selle me siis tegimegi märtsikuus ära ja sellel oli vaja allkirju. kuna asjaga oli kiire, 23. august lähenes, siis Eestis väga palju allkirju ei saanud, 4 allkirja saime Eestist, need olid kõik endised poliitvangid, Erik Udam, Endel Ratas, Enn Tarto ja Mart Niklus. Nad lahkusid siit Tartust Lätti, said sealt ka mõne allkirja ja suurem osa allakirjutanutest on leedulased, üldse sai kokku siis ligi 50 allkirja. Need allkirjad saadi kokku ja seejärel nad siis sõitsid Moskvasse Vilniusest. ettevõtmine läks õnneks läbi, KGB ei saanud sellest midagi teada. Moskvas võtsid neid vastu sealsed dissidendid eesotsas akadeemik Andrei Saharoviga. Need kiitsid mõtte heaks
ja siis Moskvas tegutsevate välismaa ajakirjanike kaudu levis see siis dokument, mis sai hiljem nimeks Balti apell, kiiresti välismaale ja juba 23. augustil loeti teda raadios mitmel pool ette. Muide, see tekst sai koostatud vene keeles, aga siis oli ta juba inglise keelde ja praeguses ajaks veel teistessegi keeltesse tõlgitud, hiljem ka eesti keelde. Ja leedulaste kiituseks tuleb öelda, et Leedus on isegi välja antud spetsiaalne raamat Balti apelli kohta. Ma võin seda kohe praegu näidata. Siin on Balti apell avaldatud inglise keeles. Näete, siin ta on. Ja peale selle on siin avaldatud nende asjaosaliste elulood, näete Sahharov ja teised, kes kõik sellest osa võtsid. Enn Tartu näete on siin. Ja kõik, kuidas seda koostati, mis seda tehti. Kui see pakub huvi, siis võib seda lugeda. Ja eesti keeles on avaldatud Balti apell ühes minu raamatus ja siis, kui ma ei eksi, siis ka 89. aastal Loomingu ühes numbris, nii et kes on asja vastu tunneb huvi, see leiab selle kätte ja see dokument sai koostatud väga argumenteeritult ja loogiliselt ja siis jäime ootama, mis siis edasi saab. Läks veel mõni nädal mööda ja siis Mart Nikluse ja veel mõne teise vastu algatati kriminaalasi nõukogu korra laimamise pärast ja nii edasi. Seda dokumenti ei julgetud isegi õige nimega nimetada, nimetati teda Obrošenja Šorokjevet või kuidas vene keeles oli 49 pöördumine, aga mis see sisu oli, seda ei uuritud ega midagi nagu kõigide ja läks veel mõni aeg koos Jüri Kukega. Unustasin ütlemata, et pärast seda, kui oli ära saadetud, siis mõned veel ühinesid sellega tagantjärele. Natuke olid pahased ka, miks meil ei teatatud ja oleks ka alla kirjutanud, aga ütlen, asjaga oli väga kiire, me ei saanud oodata. Aga te võite ka tagantjärgi ühineda ja siis üks teist oli Jüri Kukk. Nii et siis 80. aastal Jüri Kukk ja Mart Niklus arreteeriti. Jüri Kukk ei elanud vangistust üle, hukkus vangistuses, on ka rehabiliteeritud surmajärgselt praegu. Minul aga mõisteti siis maksimaalne karistusmäär, mis tolleaegne Eesti kriminaalkoodeks oli sellel juba, võimaldas 10+5 aastat, 10 aastat vangistust ja 5 aastat asumist. Nii et selline nägi siis sõnavabadus raudse eesriide taga välja 70. aastal, ehk küll Stalin oli juba ammu surnud, aga Nõukogude Liidus polnud ikka veel sõnavabadust ja teisi vabadusi ja õigusi kodanikele, mis oli ometi konstitutsioonis kirja pandud. See dokument ärandas läänes suurt tähelepanu ja mõni aasta hiljem siis Otto von Habsburg, tuntud poliitik, kes on ka Tartus käinud, tõstis selle Balti apelli küsimuse üles Euroopa Nõukogus vist oli ja siis hakati Nõukogude Liidule survet avaldama, et kui ikka kuritegelik on, et Molotovi ja Ribbentropi pakti üks osapooltest teatavasti sai surmanuhtluse, teine tagandati ka ametikohalt, ta oli välisminister, siis saadeti pärast suursaadikuks Mongooliasse, et kui asjaosalised on oma ametikohtadelt tagandatud, et miks see ikka siis veel püsib ja nojah, vastust me oma avaldusele ei saanud. Jah, aga siis mina kandsin siis karistust selle eest, et oli tehtud ja üks aasta möödus teise järel. Ma ei tea, kas ma edasi räägin sel teemal või läheb teemast kõrvale. Aga asi lõppes sellega, et kui ma olin 8 aastat ära istunud, siis leiti, et ma ei ole, et süüdistus on tõestamatu. Mind vabastati vangistusest ja mõni aeg hiljem siis täielikult rehabiliteeriti, et ma ei ole üldse milleski süüdi. Tekib küsimus, et milles siis need teenelised juristid ja teised siis palka vahepeal on saanud. Ja nii siis ongi. Ja täna on siis selle dokumendi aastapäev, 23. august. Rahvusvaheline musta lindi päev.
millegipärast on see dokument meil kuidagi nagu unustuse hõlma langenud, sellest avalikult palju ei räägita. Eelistatakse ikka rääkida küüditatutest ja kirjeldada nende kannatustest, aga millest inimesi poliitilistel motiividel süüdi mõisteti ja kuidas need rehabiliteeriti ja kes need represseerijad olid, neid poleks nagu üldse olnudki. Arvan, et kõik olulise olema nüüd praegu ära ütelnud. Ma nüüd jätkan siis detailidega. Kust leedulased teadsid, et Mart Niklust külastada? See oli ammu neil teada, Sasnauskas olime, ega ma siis esimest korda kinni läinud, ma läksin juba 4. korda. Ja kui ma olin esimest korda kinni, siis ma olin Sasnauskasega saatuse kaaslane ühes samas vangilaagris. Ja Terneskas oli ka varem kinni istunud. Vaadake, need inimesed, kes kommunistlikus vangilaagris kinni istuvad, need omandavad teatud julguse ja immuunsuse, need ei karda enam midagi. Neid saadetakse küll sinna parandamiseks ja ümberkasvatamiseks, ega nad ei kasva seal ümber, nad muutuvad veelgi julgemaks. Ja minu ühe raamatu pealkiri on Mis ei tapa, teeb tugevaks. Nii et nagu vangistusest välja pääsevad, nii nad alustavad uuesti poliitilisi aktsioone. No ja nii see sealt siis tuligi. Aga nüüd konkreetsemalt, kuidas Saslauskas ühendus sai, kes helistas? Ei, nad tulid siia päris ootamatult. No ei tohtinud ju teha, telefonikõnesid kuulati pealt ja nad said Tartus nii ära käia, kui ma nüüd ei eksi, et KGB ei teadnud sellest mitte midagi. Ja Tartus said Lätti sõita ja Lätist Moskvasse ka niimoodi, et KGB ei saanud aisu linna. Tegelikult oli sinu maja ju pideva valve all. Oli küll, valgustuspost oli sinna majja seatud sisse üle tänava. Seal istus üks teaduse tegija, kes andis oma maja neile siis vaatuspunkti jaoks tegeleda, aga võib-olla siis sel hetkel ei olnud. Passiti küll, isegi autodest, auto sõitis siia nurga peale ja seal istusid tumedad kogud sees ja vaatasid, kui kaua mul üleval aken valge on ja kes siia majja sisse ja välja käib ja kõike seda oli ju vaja teada. Sellel oli ka hirmutav funktsioon, et sa... No jah, seda nüüd küll, aga ma ei olnud ju mitte esimest korda, ma olin ka kogemustega ja märkasin ju kohe ära, mida asjakesi, mida võib-olla tavakodanik ei märka üldse. Mina märkasin küll, ja siis, kui mind oli arreteeritud, siis võeti see vaatuspostid maha. Näiteks, mida sa märkasid oma jälitamiste puhul, mõned näited? No et ühe sama numbrimärgiga auto passib näiteks siin Vikerkaare ja Taarapuieste nurga peal ja tumedad kogud istuvad sees ja kui mööda lähed, siis vahivad mulle otsa. Ja see, et siin vastasmajas anti tuua kasutada KGB-le, seda ma praegu ei mäleta, kus ma seda teada sain, aga see oli ka igatahes. Ja nüüd on see maja omanik siit ära korinud ja majal on uued omanikud, aga igatahes kogu aeg. No seda nägi ju tookord see parandusliku tööõigus ka ette, et kui inimene on poliitvangistusest tulnud, siis kehtestatakse tema järele administratiivjärelevalve, nii nimetatud. No ja see muidugi hõlmas ka KGB nuhkimist ja kõike muud, mis tollal oli, nii et ega vist ilma selleta ei saanudki üldse elada. Kas tollel ajal teadsid, et vastasmajas on valvepunkt? Mina ei teadnud, aga see tuli hiljem välja, kui ma olin arreteeritud. Ja siis võeti valve maha ja nad olid omamoodi osavad, et suutsid ööpäeva ringse mugava jälgimise sinu peale. Ma ei tea, kas see nüüd oli ööpäeva ja mõni tund päevas, aga igatahes seal nad pesisid ja sealt on ju näete sealt aknast väga hästi näha, mis siin tehakse. Aga samal ajal professor või õppejõud elas ise ka seal sees? Elas, jah. Ta kolis minema, ta müüs selle maja maha ja elab praegu Tõraveres, teeb seal teadust. Jah. Nii et ei ole Tartu elanik, aga elus veel praegu. Nüüd teksti juurde minnes, et Saslauskas koputas sulle õhtul ukse peale ja hakkasite nõu pidama. Neid oli 2 tükki, kes tulid. Jah. Kas idee tuli nendelt või siis koha peal pakkusid sina selle mõtte välja? Ei, idee oli juba Leedust alguse saanud, aga see lõplik tekst koostati siin ikka siin minu maja juurde ja siin koostati ära, vene keeles me teda tegime. Ja kõik olime ju mitte venelased, et tükk aega oli pussimist, aga lõpuks sai ta valmis ja siit ta siis, nagu öeldakse, liblikas lendu läks. Nii et nad tahtsid alustada eestlaste allkirjade kogumisega siin? No kuna nad juba siin olid, siis jah, said selle siin kätte. Sõitsin Lätis läbi, said sealt kiiresti paar allkirja
ja leedulaste allkirjad olid neil vist juba varem või tuli pärast, ma ei tea täpselt. no ja siis ei olnudki mendi Leedust Moskvasse ja nüüd teksti tegemise juurde, et läksite teie ülemisele korrusele, võtsite teetassi ligi ja kus need väga tugevad rahvusvahelise õiguslikud argumendid? No see oli meil üldiselt teada, kuna me olime poliitvangide laagrist läbi käinud, siis me teadsime ammugi enne seda eestlased ka, mis asi see Molotovi-Ribbentropi pakt on, et saad see meie kannatuste rada alguse sai ja teadsime, et sellest avalikult ei räägita, räägiti mitte kallaletungi paktist, aga mitte Molotovi ja Ribbentropi, sest see oleks Nõukogude Liidule väga ohtlik olnud. Me teadsime, mis on inimõiguste ülddeklaratsioon, mis on rahvusvaheline pakt kodanikuõiguste kohta, edasi me olime küllalt haritud pärast vangilaagrit ja siis leidsime, et nüüd on õige aeg, kuna see musta lindi päev on tulemas, et teeme valitsusele kuidas öelda, kingituse selle päeva puhul. Ja tuli see teha siis niimoodi, et nad ei saaks meid karistada, aga karistasid ikkagi. jah. Et te tegite nii juriidiliselt korrektselt? Väga juriidiliselt korrektselt ja argumenteeritud tegime, seda võib ju lugeda eesti keeles. Aga seal ülemises toas võtsite dokumendid abiks ka ikkagi nagu? No ikka otsisime, kui midagi oli vaja vaadata, siis vaatasime alates sõnaraamatutest ja lõpetades nende, mul olid need kõik tollal olemas. Ja me tegime selle nii valmis, et minu vanemad, kes elasid siin all, ei teadnudki, mis ülemisel korrusel. Mul käisid lihtsalt leedulased külalised ja seda nad kõik teadsid, nii et isegi oma vanemate eest me seda valjasime. Minu esimese vangistuse ajal ma istusingi põhiliselt sellega kinni, et ma olin saatnud välismaale mitte ainult kirju, vaid ka fotosid. Ja seda siis kvalifitseeriti kui koostööd rahvusvahelise kodanlusega. Koostöö rahvusvahelise kodanlusega ja anti mulle jälle maksimaalne karistusmäär. 10+3 aastat. Ja allahindlust ei tulnud varem välja? Ei tulnud, ikkagi väga ohtlik riiklik kuritegu ja maksimaalne nii palju, kui paragrahv veel võimaldas, nii palju siis anti ka. Räägi mulle esimesest vangistusest, et kui vana sa siis olid? Ma olin siis, mis ma olin, 23 aastane, kui esimest korda mind arreteeriti. Süüdisusmaterjalid klopsis kokku. Üks Peipsiäärne venelane, kes ka eesti keelt rääkis, KGB-lane. Tema kas oli sel ajal või ülendati pärast seda justiitskindralpolkovnikuks ja NSV teeneliseks juristiks. Tema klopsis siis kokku ja 5 kuud uuriti ja kohtunik oli siis Uusküla. Huvitav küll. Kui ma sellest esimesest vangistusest 8 aastat olin ära istunud, siis see sama kohtunik vaatas oma kohtuotsuse läbi ja vähendas karistusaja 7 aastani. Ja kuna ma juba 8 aastat olin istunud, siis lasti mind sealt lahti. Aga kohtuotsus edasi kaebamisele ei kuulunud. Ikka ülemkohus ja puha ja nii, et 1 aasta istusin ma täitsa ilma asjata. Sellest anti mulle siis tööstaaži 3-kordses ulatuses. Jah, selle üle istutud aasta ees. Ja kui ma viimane kord kinni istusin, siis oli jälle samuti. Et anti mulle Eestis ülemkohtus, anti mulle maksimaalne karistusmäär. Selle kohtuotsuse vaatas Moskva kõrgem kohtuinstants läbi, vähendas karistusaasta 3 aasta peale, kuna ma üle 8 olin juba istunud, siis jälle vabastati, lõpuks mind Eesti rehabiliteeriti. Ja nii, et rohkem ka 16 aastat on vangistuses istutud ja parandatud. 4 korda arreteeritud, praegu täielikult rehabiliteeritud. Räägi veel kord sellest protsessist, mis Balti apellile järgnes. Kohtulavastusega oli tegemist. Asi oli niimoodi, et inkrimineeritavate dokumentide laimavat iseloomu üldse ei tõestanud. Kogu sündmust küsiti ikka, kus, kuna, kellele ja nii edasi, kuid mitte kunagi ei kontrollitud inkrimineeritavate dokumentide sisu, et kas see on õige või midagi. Mul ei ole teada ainsatki juhus, kus Nõukogude kohus oleks poliitilistel motiividel süüdistatu õigeks mõistnud. Seda motiveeriti muidugi sellega, et kohtutöö on niivõrd kvaliteetne, et õigeks mõistmiseks ei olnud põhjust.
mujal juhtub ikka niimoodi, et inimene antakse kohtu alla ja kohus leiab, et ei ole süüdi ja kohtupidamine võib lõppeda siis kas süüdimõistmisega või õigeusmõistmisega. Nõukogude Liidus polnud ainsatki juhust, kus poliitiline protsess oleks õigusemõistmisega lõppenud, nii ka meil. Küll aga oli rehabiliteerimise pärast. Isegi inimene piinatakse surnuks, näiteks Jüri Kukk, ja siis pärast surma siis teda rehabiliteeritakse, et ta ei olnud üldse süüdi. Mitu kuud see protsess kestis? Ta ei kestnud kaua. Asi tehti kiiresti ära 1-2 päevaga. Viimasest kohtumõistmisest, see oli siis, mis see siis oli, see oli 81. aastal juba kogemused olid olemas, et see on enesealandav sellised protsessist osavõtmine. Meil oli ka juriidiline meelespea selle kohta, kuidas kohtus käituda, mitte osa võtta, sest meie olime veendunud, et need juristid, kes seal istuvad kohtulaua taga, need on justiitskurjategijad, et need peaksid karistust kandma ametiseisundi kuritarvitamise ja teadvalt vale kohtuotsuse tegemise eest. Ja meil ei ole mõtet seesugused protsessist üldse osa võtta. Et me olime justiitsterrori ohvrid, aga mitte süüalused. Kas Eesti NSV ajalehed kirjutasid sellest, et teie protsessist mõne sõna? Oli väga lühike teada, vist mõni rida lehes, et Tallinnas toimus kohtupidamine ja kurjategijad said teenitud karistuse ja kohtusaalis viibijad võtsid otsuse vastu heakskiiduga. Kohtusaalis viibisid muidugi siis endised KGB-lased, et luua muljet nagu, et tegemist on avaliku kohtuprotsessiga. Ja kui teised tahtsid osa võtta, siis öelda, et vabu kohti ei ole, ei saa. Nii et see näitab veel, et tegemist oli lavastusega. Kes sinuga koos olid kohtu all? No Jüri Kukk, nagu ma ütlesin. Jüri Kukk kasvatas kohtusaalis isegi Tiritamme süütammes, süüpingis olles. Ta oli veel niivõrd tugev. Ja kohtunik ei olnud kohtuprotsessiks üldse ette valmistunud, sattus segadusse, et kuna me boikoteerisime ja aga noh, Tiritamme, kas ta tahtis sellega näidata, mida ta... No põlastust, et ma teiega ei suhte ja et jah. Ega te siis, kas te olite sellises puuris või ikkagi lahti? Ei, no pandi süüpinki ja süüpingis siis jalad taeva poole. Ja. Vaat selline oli kohtupidamine Nõukogude Liidus. Nüüd me teadsime sellest farsist üldse osa võtta. Kes lätlastest ja leedulastest olid saatusekaaslased ja läksid Gulagi? Te mõtlesite siis, kas seoses Balti apelliga? Ikka mitmed. Ma praegu ei tule meelde nende nimesid, aga selles raamatus siin on kirja pandud. Siin on näete kõik asjaosalised on üles loetud fotodega ja siis nende karistamine on siis, näete siin pildid, kuidas siis asi arenes, näete siin. Igaüks sai oma osa. Kas mõnega kohtusid ka laagris, kas Balti apelli allkirjastajatest? Kui me viimane kord kinni mõistiti, siis meid enam laagrisse ei pandudki, siis me pandi Kuutšinasse uuralist niinimetatud erirežiimi osakonda. Ja erirežiimis hoiti vangistatuid, hoiti siis üksikvangistuses või mõnekesi koos, me ei saanud üldse ringi kõndida. Seal oli küll varasemaid tuttavaid, aga Balti apelliga seotuid seal ei olnud. Üksikvangistus loetakse kõige rängemaks? No see on erirežiim, nimetati niimoodi. Muidu vangistuses pidamises olid mitmesugused režiimid. Oli üldrežiim, tugevdatud režiim, range režiim ja erirežiim. Kuna meie kohtuotsuses ei olnud režiimi üldse märgitud, siis võidi kasutada missugust režiimi, aga need, kes juba korduvalt poliitilistel motiividel süüdel, nende suhtes oli ainult erirežiim. Väga range, jah. Mida see sinu jaoks tähendas? Üksikkambrit? Üksikvangistus, jah, noh, venestamist. Emakeeles istus veel kuskil kõrval kambris kinni, Tartu, aga meid ei lastud kokku. Venestamine. Kõigest kirjavahetust ei olnud, sugulastega kokkusaamist ei olnud. Väga sageli kartserisse pandi, alandatud toitmine. Kuidas see tervisele mõjus?
tervisele mõjus niimoodi, et elan veel praegugi. mis ei tapa, teeb tugevaks. aga millega sa ikkagi nendel aastatel oma vaimu üleval hoidsid, et ennast teravana hoida? Ma olin täitsa veendunud, et ükskord variseb Nõukogude kord kokku, nii nagu variseb Saksa imperialism. Ükski impeerium ei ole olnud igavene ja et Eesti riigi iseseisvus ja omariiklus ka ükskord taastatakse, see ei saa igavesti kesta. No ja nii juhtuski. Minu käest muide enne vabanemist korral käidi veel armuandmispalvetki tahtmas. Et muidu ei tule ennetähtne vabanemine kõne allagi, kui te armuandmispalvet ei kirjuta. Ma ütlesin, et kuna ma ei tunnistanud ennast süüdi, siis ei ole mul vajadust ka armuandmispalvet. Ikka nõudsin, et mind süüdi mõistet kohtunik tuleb kriminaalvastutusele võtta. Ja samuti need teised, kes need süüdistused, siin on näiline seaduslikkus ja ametiseisundi kuritarvitamine ja seal on kuritegu, aga mitte minul teisiti mõtlemise eest. No lõpuks ikkagi rehabiliteeriti, et ei ole süüdi. Mis sul häbi see oleks olnud, kui ma oleksin armuandmispalve kirjutanud. See tähendab, ma oleks pidanud omale tuhka pähe raputama ja kahetsema ja et ma olen nõukogude võimu vastu eksinud ja paluma ja ei mõtelnudki seda teha. Vastupidi, kohtunik tuleb kriminaalvastutusele võtta. Justiitskuritegude eest. Kas meil mõni on vastutusele võetud? Ei ole, minu teada ei ole. Viimase asja eest, kes süüdistused kokku klopsis Erich Vallimäe, see peaks nüüd ka praegu pensioniealine olema, elab kuultuste järgi kuskil Pärnumaal ja annab inimestele juriidilist nõu seal. Ma olen lugenud kirjandusest niimoodi. Ja muidugi leiab, et Jüri Kuke hukkumises on süüdi Mart Niklus, aga mitte tema. Sinu uurija viimasel korral oligi Erich Vallimäe? Jah, eriti tähtsate asjade uurija oli niimoodi. Kas sa kohtusid näost näkku? No ta kutsus mind välja ja aga ma keeldusin eeluurimisest osa võtmas, ma ei suhelnud, pidasin alavääristavaks endal temaga suhelda. Et ma ei olnud mitte esimest korda enam. Leidsin, et tema kurjategija ja mitte mina. Ja palusin protokollida, ta muidugi ei protokollida. Ta imest, nagu öeldakse, sule otsast imes süüdistused välja. Ja nende järgi mind siis süüdi mõistetegi. Pärast olevat see Erich Vallimäe ka oma leivaisadega tülli läinud. Ta oli elas vahepeal Venemaal Murmanskis, siis tuli Eestisse tagasi, kuna ta teadis, et siin teda miski ei ohusta ja praegu siis maksab Eesti riik talle pensioni ja elab nagu kuningakass. Peaks ka üle 70 aasta vana olema. Nüüd, kui sa vangist vabanesid, siis üsna peatselt või juba sellel ajal oli ju MRP dokument avalikustatud Eesti ajalehtedes. Ehk tegelikult sa tulid võitjana välja 8 aastat hiljem. No seepärast tahetigi, et kirjuta nüüd armuandmispalve, et muidu me sind lahti ei saa lasta. Isegi ema kutsuti sinna ja ema palus mind, et kirjuta. Ei mõtlegi kirjutada. Ja hoolimata kõigest ikkagi lõpuks vabandati ja rehabiliteeriti. Mul oleks häbistav olnud armuandmispalvet kirjutada, kui ma teadsin, et ma olen süütu. Ja ei mõtelnudki seda teha. Kas sel ajal oli sul juba kirjavahetusõigus suurem? Kas sa teadsid, et Eestis on sinu vabastamiseks piketid? Ühte teist me teadsime, et meile välismaal protesteeritakse ja nõutakse meie vabastamist. Jah, aga piketeerimist ma seda ei teadnud, aga kõige imelikum sündmus toimus paar päeva enne lahti saamist viimasest vangistusest. Me saime seal Eestis ilmunud ajalehti lugeda ja mina lugesin ühest Eesti ajalehest, et Mart Niklus on vangistusest vabastatud. Mart Niklus ise süüskis vangistuses edasi. Siis kuulutasin näljastreigi ja nõudsin seda vangilaagri ülemaga, et tulge välja, et vaadake, mis. Et te peate mind siin kinni ajal, et kirjutavad, et ma olen vabastatud. Ta kuulas mind ära ja imestas ja kujutage, ütles mulle niimoodi, et praegusel ajal võivad ajalehed väga palju kirjutada. Aga mul on vaja ametlikku dokumenti, et ma teid vabastada tohin. Mina ütlesin, et ei võta toitu nüüd enne vastu, enne kui vanglavärava uksed minu eest lahti on tehtud. Õnneks see näljast ei kestnud kausa mõni tund ja siis jõudis Moskvast dokumendid jõudsid kohale ja et Mart Niklus tuleb vabastada ja see on siis vabastatigi. Tulin läbi Moskvas võeti mind väga külalislahkelt vastu. Kohtusin akadeemik Saharoviga
kes tundis mind ära. ja siis edasi Tartusse ja Tallinnasse. Tallinnas, seal toimus Raekoja platsi peal suur miiting. Noh, ja nii lühidalt oligi, nii et rehabiliteerimine järgnes hiljem. Kuna minu süü olevat tõendamatu, niimoodi motiveeriti siis. Aga muidu oli kõik enne rangelt vastavalt seadusele. Mida sinu arvates saaks veel teha, et sedasama Molotov-Ribbentropi pakti Eesti avalikkuse teadvuses hoida? No tuleks seda rohkem propageerida ajakirjanduses, aga kuna meil Eestis ei ole desovetiseerimist läbi viidud, dekoloniseerimist pole olnud, derussifitseerimist pole olnud, siis meil see Nõukogude punane pärand hingitseb tasapisi ikka edasi. Meil ei ole mingit, vaadake teised okupeeritud, annekteeritud riigid on oma kvislingitest ja betäänidest lahti saanud. Te teate küll, kes Quisling oli, see oli Norra rahvareetur, kes pärast, kui okupatsioon Norras, Saksa okupatsioon lõppes, hukati koostöö pärast sakslastega. Betään oli Prantsuse rahvareetur. See suri, sai eluaegse vangistusi. Aga kas meil Eestis on midagi olnud? Meil on endised kommunismi ehitajad, kes mitukümmend aastat komparteis on, vaata praegusel ajal nagu rahvuskangelased. Ma ei hakka nimesid nimetama, aga te saate aru küll, kelles juttu on. Meil ei ole mingit puhastust olnud okupatsioonipärandist. Ja Venemaal toimub täitsa avalik endise Nõukogude võimu restaureerimine. See tähendab seda, et kui moment on paras, meid praegu kaitseb see, et me oleme Euroopa Liidus ja Atlandi Liidus. Aga kui ühel päeval olukord peaks muutuma, Venemaa küllalt tugevaks saab, see 40. aasta sündmused võivad korduda. Ajalugu on varemgi kordunud. No jah, ja siis häda sellistele nagu mina, siis hakkab kõik jälle otsast peale, massküüditamised, arreteerimised poliitilistel motiividel, asutatakse koonduslaagrid ja nii edasi, et see kõik võib korduda. Vaadake, mis praegu Valgevenes toimub. Valgevene rahvas on nii kaua olnud orjastatud ja nad tõusevad üles. Aga meil räägitakse siin muinasjutt, et meie laulsime ennast vabaks. Et vastupanu mitte mingisugust Nõukogude võimul ei olnud. Minusugused vaikutakse maha. Kommuniste valitakse Tartu linna aukodanikeks, kuna Tartu olevat heade mõtete linn. Mind on ka paarkümmend korda esitatud Tartu linna aukodaniku kandidaadiks, aga ma ei ole kõlvanud, sest minul puudub punane minevik. Jah, Tartu on heade mõtete linn.